Teise maailmasõja kogemus õpetas, et agressori ohjeldamiseks ja rahu tagamiseks aitab vaid kollektiivne kaitse. Selleks loodi 1949. aastal NATO. Kui Eesti Vabariik 1991. aastal taastati, võis Eesti NATOsse pääsemisest vaid unistada. Mina, Eesti Vabariigi kaitsejõudude ohvitser, teatan. Isegi paljud poliitikud ei mõistnud, et neutraliteet Eesti julgeolekut ei taga. Õnneks leidus rohkem neid, kes sellest aru said ja NATOsse pääsu utoopiliseks ei pidanud. No, meil oli kõvasti kuraaži, kõvasti uljust, võib öelda, sellepärast, et väga palju oli ratsionaalseid argumente Balti riikide vastu, kaitstavus, Vene vähemus. See taktika, mida me kasutasime, oli võtta kõik need vastuargumendid ja sammhaaval nad kõik ümber lükata. NATO tippkohtumise lõpus seisin mina juba hämaras konverentsiooni ees ja mõtlesin, et siit siis meie julgeoleku uus aeg algab. Isegi pisar kippus silma tulema. We proudly welcome Estonia into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization. Eesti andis 5 sorti lubadusi. Esiteks lubadus olla tugev õigusriik, et toimiks demokraatlik kontroll kaitsejõudude üle. Teiseks, et Eesti kaitsevägi oleks hea. Kolmandaks, et meie kaitse-eelarve on piisav. Neljandaks, lubadus kaitsta NATO saladust. Ja viiendaks, et Eesti seadusandlus lubaks Eestil osa võtta NATO artikkel 5 operatsioonidest.